kind to say aloud for fear it might break. You wave one soft and certain as if we had all the time in the world. And I carry that wave home like proof of something real. I almost told you what it means to keep pretending this is casual. How the light bends just to hear you. How your laugh found a home in my chest. But the moment passed like strangers in rain, and I nodded instead. Kaunist hommikut, kaunist pühapäeva hommikut, kõik see rahvas. Tere hommikust, vaata kui ilusa päikselise päeva me oleme valinud oma seminariks, justkui oleks teadnud, et täna on see päev, kui päike tuleb välja. Aga Tiina, täpselt niimoodi, nagu meie seminarid on olnud, me oleme sinuga neid seminare korduvalt teinud ja me oleme teinud ka pühapäeval ja kui ma ei eksi, samamoodi kell 11 hommikul või midagi sarnast. Ja alati on ilus talvine päiksepaisteline ilm olnud. Et seega tasub planeerida alati, et panedki kõrvaklapid pähe, lähed välja, kui on selline ilus ilm. Aga samas on hea teha võib-olla märkmeid, kui sa oled just nimelt kodus laua taga. Aga väga hea, Tiina, sind nüüd näha peale pikki pühi ja veel uus aasta või aastavahetus veel ees. Et täiesti suurepärane. Kuidas sinul pikad pühad? Kuule, väga hästi. Ma arvan, et kui inimene tahaks kõik toidust vajalikku kätte saada, siis peaks nii palju sööma nagu jõuluajal. See aga lõpeks küll ülekaaluga üsna kiiresti. Aga ei, tore alati on näha kõiki tuttavaid ja sugulasi ja soovida kõigile häid jõule ja veeta lähedastega aega koos, et super. Okei, sama siinpool, et jõulud läksid üles-alla, kõik oli tegelikult toitumise kõigepealt hästi, et väga palju üle ei söönud, aga ütleme, et jõulud, selline huvitav aeg, kus tuleb ennast hoida, lähedasi hoida ja tuleb hoolida kõigist. Ja üks asi, mida täna ka siin kindlasti seminari räägib, on, et mitte ainult toitumine, vaid igasugune positiivne mõtlemine ja enda keha hoidmine. Et see on nagu alati esirinnas. Aga Tiina, räägiks lähemalt ka, kes sina oled, saad tutvustada korra ennast, kes sind ei tunne siin? Jaa, kes ma siis olen selline? No ma olen toitumisnõustaja, olen lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna füsioterapeudina. Praegu mul on oma firma, mille juht ma olen, tegelen siis erinevate treeningute juhendamisega, vesiaeroobika, jooga, igasugused stretchingud, massaaž, näohoolitsused ja muidugi siis toitumisnõustamine, et see on selline minu praegune põhitegevusvaldkond. Aga muidu on elus tehtud väga palju erinevaid asju, et riigiametnikust spordiorganisatsiooni juhini, et kõike on ette tulnud. Ja Ka sina sinuga ise? on, sinuga on alati rõõm ja lust teha terviseseminari koos, et mina ise ei saa öelda, et ma olen kvalifitseeritud toitumisnõustaja või arst või meedik. Küll aga võin öelda, et juba 10 aastat antud rada käinud ja ma arvan, et nagu tänapäeval kombeks, et tuleb siis iseenda eeskujuga juhtida kõike. Ehk siis võin öelda, et kui mul 10 aastat ei ole nüüd nohu olnud, olgem täpselt tegelikult, et 9 aastat ja 8 või 9 kuud ei ole isegi nohu olnud ja samas vanus on kasvanud ja tervisel häda midagi pole, siis järelikult mingeid õigeid nippe siin elus teeb. Ehk siis omaenda pere eeskujul
laste tervise eeskujul olen seda rada käinud ja juba varsti jah, 10 aastat siin terviseteekonnal ja sellest kõigest täna siis tuleb ka jutt, et ega ei ole ju õigesid ja valesid valikuid, kehad ja organismid on nii erinevad kõigil inimestel, aga on mingid kindlad biokeemilised nipid, kindlad toitained, mis toimivad niikuinii paratamatult, et me koosneme ju toitainetest ja kuidas rakuehitus toimub, kuidas mõõta rakuainevahetust ja nii edasi, et sellest kõigest tuleb juttu ja see on selline praktiline, et elus kümneid tuhandeid tunde teadlaste juttu selja taga, et midagi saab siin täna sinuga, Tiina, edasi anda. Aga räägime natukene organisatoorsest poolest siis, et seminari proovime tunnikesega läbi teha, siis küsimuste-vastuste vooru teeksime kõige lõpus. Siis me võib-olla ei kuritarvita inimeste aega, kes arvestasid kindlalt kiiresti seminari kuulamisega. Lisaks läheb loosi kõigi seminaril osalejate vahel D-vitamiin, mis on rikastatud magneesiumiga. No siin särab. Siin on lähemalt oli eelnevalt jutt ka, siin ei näe hästi kaamerasse. Ehk siis see karp läheb loosi ja kuidas? See läheb loosi nende inimeste vahel, kes nüüd kirjutavad siia chati meil seminari kestel enda emaili aadressi ja telefoninumbri, et siis me pärast saame kontakteeruda nende inimestega. Loosimise me teeme siis peale üritust ja siis loosi video postitame äkki sinna Facebooki ürituse lehele, et siis saab sealt näha ja siis võitjaga saame ühendust juba võtta. Siis aitäh need, kes on nüüd pildiga kõik tulnud, et kui vähegi võimalik ja parasjagu te ei tudu või jumal teab, kus kohas telefon taskus ei ole, et siis tore alati pildiga osaleda, siis meil Tiinaga on kindlasti poole lõbusam siin rääkida. Ja Tiina, kas vaikselt alustame või organisatoorsest poolest on veel tähelepanekuid? Ma arvan, võime alustada, et meil juba sissejuhatus on nii pikk olnud, et arvestades seda, kui palju meil slaide on, siis peame tempo vist juba peale panema. Ja, tundub sama. Ei tohi ennast lobisema unustada, et see komme on minul liiga palju lobiseda. Nii, aga tervis on meil teekond. Ja Tiina, lava sinu. Jaa, tervis on teekond ja lihtsalt arvestades seda, et siin jõululaudade taga istudes tõesti hästi kerge on üle süüa, et olen ka mina sellel aastal peaaegu sinna lõksu sattunud, aga ikkagi suutnud enam-vähem hästi piiri pidada. Aga pärast pidusid on kõige tõhusam samm naaseda sellise tavapärase toitumise ja liikumisrütmi poole, et iga selline regulaarne söömine 3-4 tunni tagant, see stabiliseerib veresuhkrut. Tähtis on hommikusööki süüa, kus on nii valku, mis aitab jälle vähendada sellist hilisemat näksimist ja lihtne päevaplaan näiteks, et köögiviljad igal toidukorral töötab palju paremini kui igasugused karmid keelud ja samas vedeliku tasakaal, korda ja tasakaalustatud taldrik, et sellest kõigest meil tuleb veel igal pool juttu. Aga millest siis meie tervis sõltub, et tihtipeale arvad ikkagi, et kui meil on head arstid, siis nendest see sõltub ju ikka, et mis nüüd mina siin on ju. Aga kui sa vaatad seda sõõrikut siin pildi peal, siis tegelikult ongi 50% sinu tervisest sõltub sellest, millised mõtted on sinu peas, kuidas sa magad, mida sa sööd ja kuidas sa liigud. Ja ka geneetika peale me arvame ju tegelikult, ikka näed, mul ikka ema oli selline ja isa oli selline ja näed, sellepärast mina olen ka selline. Ei ole, et ikkagi sinust endast sõltub väga palju. Ja kui sa ütled, et tervisest jube palju arstide poolt sõltub, siis tegelikult on jälle 10% on ainult see nii-öelda ennetus ja ravi ja hooldus. Et igasugune nii kehaline, vaimne kui emotsionaalne tervis ja selline iseendas tasakaalu leidmine on tohutult oluline.
ja samas Eestis on ju linnad on nii väikesed, et looduslähedane eluviis on tähtis. aga see, kui sa elad Tallinnas, ei tähenda seda, et sa siiski looduslähedast eluviisi elad. Et mul kunagi oli üks väga hea tuttav Moskvast, kes alati ütles, et nii tore on Tallinnasse tulla, siin on nii ilus, puhas ja värske õhk, väike linnakene. Vot, et nii ta on, et meil on endal ikkagi võimalus väga palju ära teha. Et Tiina, siis meil ei sõltugi arstidest ja tablettidest ei sõltu siis meie tervise. Ei, kui on ikkagi mingi suurem häda kallal, no võib-olla oleme ise ka selle jaoks üht-teist teinud, et see häda kallale tuleks. Et siis sel juhul ikkagi sõltub ka, kui arsti käes on sinu elu parasjagu ja sa lähed mingile tohutule operatsioonile. aga ennetusena ja niisama tavainimesel tõepoolest, jah, millal sa käisid viimati perearsti juures? Ja ausalt öeldes täpselt nii see ongi, et minule oli 10 aastat tagasi üllatav, et mina teadsin, et arstid vastutavad tervise eest, ma ei teadnud, et mina ise pean vastutama oma perega tervise eest. Et ja kõik see sõltubki, ongi selles järjekorras on ju mõtlemine, et kas meil on stressi või ei ole stressi või kas me mõtleme stressi välja, on ju, et kui hea meie uni on ilusti, see on kõige olulisem. Ja inimesed üpris tihti ongi 40-selt hakkavad ruttu jalgratast sõitma ja siis saavad südari, aga tegelikult eelnevalt on ikkagi mõtlemine, uni, siis alles toitumine ja siis alles liikumine. Ja täna siis liigume järk-järgult lähemale selle toitumise poolele. Küll aga ma pööraksin siin tähelepanu sellest mõtlemisest, et väga paljud ei saa aru või ei taju seda, kui tugev on meie mõttejõud üleüldse tervisele. Et väga palju nähtub sellist negatiivselt lõhkumist ja kuidas see meid mõjutab. Mina selline praktiline inimene ei saanud sellest tervise toimimise loogikast siin 10 aastat tagasi aru ja samamoodi, et kuidas üldse mida ei näe, seda nagu poleks olemas. Ja siis ma pidin endale lahti mõtestama, kuidas see tervis üleüldse, me saame mõjutada seda tervist ja tean öelda küll, et sööd tervislikult toitud on ju ja siis on kõik korras. Mis see tervislik toitumine on? Või tohi mõtle hästi on ju, et siis on kõik hästi. No see on nagu sõnakõlks tundus mulle. Aga sellise skeptilise inimesena uurisin järgi on ju, et mis on sellised põhised pisikesed väiksed mõtteterad, mis enamuses mõjutavad meie tervist. Ongi näiteks, et meil on sellised näiteks sellised närvisüsteemi osad nii-öelda nagu, et näiteks sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem. Ja mis nende eesmärgiks on, et see ongi, et töödelda väliskeskkonnast ning organismist pärit informatsiooni. Ja selle tulemusena see reguleerib meie kogu käitumist. Ja seesama närvisüsteem edastab ja töötleb ja salvestab infot kogu meie lihastele, näärmetele, kõigele muule on ju. Ehk siis näiteks, et sümpaatiline närvisüsteem ja selle ülesanne on siis valmistada ette meil organismi sellist nii-öelda võitleja põgene olukorraks. Vanasti oli lihtne, et nägid tiigrit, metsamees nägi tiigrit on ju ja mis tal tuli, et kas ta nüüd selle tapab ära või jookseb eest ära. Ei ole üldse oluline, kuidas sul seedimine parasjagu toimib on ju. Oluline on see, et sul on aju töötab ja lihased töötavad. Ehk siis kas võitle või siis jookse on ju. Ja see on siis tegelikult selline nii-öelda stressi olukord. Aga teine pool on näiteks parasümpaatiline, et me taastume ja see on puhkeperiood. Ja lõppkokkuvõttes tegelikult kui vaadata suurt pilti, siis me kogu aeg igapäevaselt sõidame niimoodi gaasi ja piduripedaali vajutades. Ja stressiperiood ja haiguste areng lõpevad siis, kui me oleme leidnud sellele konfliktile praktilise lahenduse ja meil
kogu organism on töötanud läbi emotsionaalselt nii-öelda või on saavutanud selle parasümpaatilise ja sümpaatilise vahel sellise sünergia ehk nii-öelda holistiliselt terviklikult vaadates, et mida rohkem me oleme parasümpaatilises närvisüsteemis puhkehetkes, oleme lõõgastunud, rõõmsameelsed, naeratame, seda rohkem me taastume. Meil toimib siis see nii-öelda soolestikus, kõik toimib, kui soolestik toimib, siis meil ilusti toit seedib näiteks. Kui me püstijalu kuskil töö juures joostes sööme, siis või stressirikkas olukorras näiteks sööme või kiiresti sööme, siis ise, kui me võime väga hästi süüa häid toitained, need ikka korralikult ei imendu näiteks, et tänu just, kuna see stress on meil tapnud kogu selle muu ära ja me oleme liiga palju selles sümpaatilises närvisüsteemis. Ehk siis loo moraal on see, et oleme võimalikult palju sellises parasümpaatilises närvisüsteemis ja ilm on meil palju ilusam ja tervis on kõvasti parem. Ehk kui te mõtlete igasugused naeruteraapiad, joogad, kõik igasugused mediteerimised, sealt see samamoodi, me võime erinevates nimedes kõike nimetada, aga kui te hakkate mõtlema nende närvisüsteemide peale, siis ongi, et siis kas siis me suuname ennast kogu aeg sellise parasümpaatilisse. Ja mis see kõik kaasa toob? Ehk siis samamoodi, et on küll, et positiivne mõte, negatiivne mõte, kuidas toimib, aga mismoodi see reaalselt meil nii-öelda ajus töötab, ongi näiteks, et meil on nii-öelda see emotsioonid on limbilises süsteemis siin peas, mõtleme, selline hea enesetunne, Tiina alustas, et päike paistab, et ilus ilm on, ja kohe mul tuleb positiivne mõte pähe, nii, selle positiivse mõtte, seal limbilises süsteemis antakse edasi meil hüpotaalamusse kesknärvisüsteemi ja hüpofüüsis või ajuripad siis vabanevad meil positiivsed hormoonid. Ehk siis nii kui me kohe positiivsed mõtted mõtleme, see automaatselt füüsiliselt meil tulevad nii-öelda head hormoonid ja meil tuleb hea enesetunne. Ja seesama limbiline süsteem reguleerib meie meeleolu, tegevusvalmidust, emotsioone, õppimist, mäluprotsesse. Ehk siis meil põhimõtteliselt kujundab inimese sise- ja väliskeskkonnas saabuva info tähenduse ja määrab siis meie käitumise. Aga negatiivne mõte omakorda jällegi vallandab meil stressihormooni kortisooli, mille eesmärk on aidata sellise füüsilisel tegevus, seesama võitleja põgene süsteem näiteks. Aga kui kõige hullem on see, et meie tänapäeva keskkonnas, et millal teil viimati mingi tiiger ajas taga teid, ja kui teil on sõda seal kuskil teises riigis, või on mingi imelik viirus, mida kuskil keegi ei tunne ega näe, aga kogu aeg meedias külvatakse hirmu peale, siis teil tuleb see nii-öelda seda kortisooli ja hirmufaktorit tuleb peale, teil keha valmistab sellest hetke, aga kui meil ei jätku sellele füüsilist tegevust, mis nii-öelda inimloomus oli kokku pandud meil, mis siis on? Siis on tegelikult lihtsalt stress ja põletikku soodutav keskkond on meil kehas. Vaat see on nagu see, milles on oluline see, et palun tegelege oma sellise nii-öelda ajuhügeeniga ja ärge niisama pahandage, vihastage ja kiruge kas või nagu oma ette tasahilju. See kõik tuleb niipidi tegelikult teile tagurpidi tagasi ja mida rohkem te rõõmustate kõige üle, seda ilusam on. Seega, Tiina, aitäh selle ilusa mõtte eest alguses, et kohe meil vallandusin kõigil head hormoonid. Aga see on nüüd üks huvitav näide, ma võiksin öelda, et ka enda elust või meie kõigi elust olete te pannud tähele, et kui keegi kuskil 40-50 aastat vana inimene ütleb, et issand, läksin arsti juurde ja nüüd tuli teise astme diabeet. Kus see tuli, ei tea, ta niimoodi järsku äkki tuli meil, või mingi muu selline suurem haigus, et issand, kus ta nüüd tuli, nii äkki, kuidagi kõik oli väga hästi ja nüüd äkki tuli haigus. See pilt on nüüd ühest arsti seminarilt nii-öelda ümber viksitud, et see loogika, et me peame aru saama, et meil on siis, me sünnime kõik mingisuguse siis geneetilise eelsoodumusega. Ega see ei tähenda kuidagi, et geneetilise eelsoodumus, kuidagi need haigused meil vallanduks või vallandu. Need haigused vallanduvad geneetilise eelsoodumuse puhul siis, kui me teeme selles Tiina näidatud sõõriku esimeses 50% mõtlemine, uni, toitumine, liikumine, seal kõik valesti, siis alles tavaliselt see geneetiline risk avaldub. Et muidu tavaliselt mitte. Siis meil kogu aeg see tass hakkab täituma siis nende nii-öelda mummukestega.
nii-öelda haigustekkija mummukestega ja meil igal selles mõttes vanusega ja sellesama elustiili ja keskkonnaga hakkab see tassike täituma. Ja siis lihtsalt erinevalt neil inimestel on erinev taust, soodumus ja see mõttemustrid ja kõik muu ja olenevalt nüüd täpselt, kui pikalt me elame ja kui tervelt me elame, siis millal kellelgi see tassikene nüüd täis saab. Ja kui see tassike on nüüd täis ja hakkab üle ajama, siis tekibki see haigus. Et seal see ei ole selles mõttes, et mitte midagi eriskummalist. Tavaliselt, et see inimene, kes ütleb, et kus see haigus nüüd tuli järsku meil selles kõrges eas või mis kõrges eas, kas või 3-40-selt on ju, siis tavaliselt see inimene on 10-20 aastat väga roppu vaeva näinud selleks, et see haigus esineks. Et näiteks, et naisterahvad, kellel on geneetiline risk näiteks rinnavähile, see on BRCA1, BRCA2 selle geeni nimi näiteks, siis te ei pea muretsema, et teil kuidagi seda rinnavähi geeni kui tuleb või see rinnavähk esineb. Et lihtsalt täisväärtuslikult mõelge hästi, tehke kõik eelnevalt, mis me siin Tiinaga rääkisime, tehke kõik eelnevalt, mõelge hästi, toituge ilusti, ei stressa, puhake, olge võimalikult palju parasümpaatilises närvisüsteemis, edasi ka räägime ainult toitained ja see geneetiline risk on väga minimaalne, väga minimaalne. Ehk siis kõik on meie kätes. Aga kui toitumisest nüüd edasi minna, siis Tiina, kas see pilt on tuttav meile jõuludest? kuule, see pilt on päris tuttav ja vaata, inimeste elutempo on ju ikkagi päris kiire ja siis, kui sa lähed lõunat sööma, sa pead restoranis kaua ootama, sul on vaja ruttu tööle tagasi minna, siis sa lähedki napsad midagi sealt kuskilt valmis letist. aga mis need valmis letitoidud on, et tihtipeale ongi nad ära rafineeritud, pastöriseeritud, filtreeritud, ultrafiltreeritud, mis iganes ja seal ei ole sees enam kõiki neid toitaineid, mida sa saaksid siis, kui sa võtad värsked toiduained ja teed ise süüa, aga kellel on seda aega kogu aeg, ei ole. Üksikud inimesed, need, kes teevad omal supi kodus valmis, võtavad järgmine päev veel lõunasöögiks kaasa. Mina vahel seda teen, aga iga kord ka pole aega. aga miks me siis üldse sööme? Noh, nälg võib-olla ja võib-olla harjumus ja tead, kõht ei olegi veel tühi, aga ikkagi tahaks midagi, see on siis ju nauding, on ju. Et kas meie rakud on siis toitainepuuduses, on ju. Ja teine asi tõesti, et mida me sööme. Et kas sellepärast, et seda on lihtne teha või on ta odav või mis see sisaldus on. Et tihtipeale, kui ma vaatan mingit poekooke või asju, ma ise neid torte ja asju ei armasta tõesti õnneks. aga kui ma loen sealt sisaldust peale, et mis seal kõik sees on, siis ma lihtsalt panen selle koogi sinna letti tagasi, et tõesti ei tahagi. aga eks me oleme ise ka selline väike või suur isegi keemiatehas, et meie masinad ja seadmed on organid ja koed ja need koosnevad omakorda rakkudest ja rakkude ehitusmaterjal on ju toit, et see, mis me sööme, sellest me siis üles ennast ehitame. Ja kui niimoodi võtta, siis 37 triljonit rakku on meie kehas, mida on ju ikkagi väga-väga palju. Ja meil on väga erinevad rakutüübid, et nii luu, närvi, vere, naha, sugurakud ja nii edasi, millel siis igaühel on oma funktsioon. Ja kõik rakud siis paljunevad pooldudes ja enamik rakkudest on paljunemisvõimelised, aga näiteks silma- ja närvirakud elu jooksul ei muutu. Et iga rakk pooldumisel ehitatakse üles toitainetest, et kui meil mingeid toitaineid jääb kehas puudu, siis võib tekkida mingis organis või mingis rakkude tüübis puudus. Ja tõesti soolestikurakud iga 2-3 päevaga uuenevad, kopsurakud 2-3 nädalaga, vererakud 4 kuuga, et sellest kindlasti tuleb meil ka veel juttu siin veretesti näitel. Ja näiteks südame taastamine võtab aega 20 aastat, et see on ikkagi päris pikk aeg. Oota, Tiina,
jah, Tiina, ma siis segan vahele, et oota, jah. kas sa siis jõulude aeg, kui sa sõid, on ju, siis sa mõtlesid, et on ju mingi kolmapäeval on ju sõid siis silmadele ja nahale, neljapäeval võtsid siis südamele ja luudele, on ju. Nüüd siis järgmine päev mõtlesid, et oi, nüüd on ajule, et iga päev sa valid siis erinevaid toitaineid poest. Noh, kui see niimoodi oleks, et võib-olla siis see oleks natuke maniakaalsus juba ka, et eks me ikkagi eelkõige ju naudime seda toitu. aga tõepoolest, kui ma igal hommikul võtan oma oomega rasvhapet või balance oil'i, siis ma mõtlen sellele, et see on hea minu ajule, see on hea minu südamele, nahale ja paljudele muudele asjadele. aga jõululauas tõepoolest selle peale ma liiga palju ei mõtle. Jah, küll, aga vaat see ongi, et jabur mõelda, et me peaksime mõtlema, aga no vaat see ongi, et kas me esiteks, et see ongi nagu sa ütlesid, maniakaalne, aga teiseks on see, et ja see on eluterve suhtlemine, me anname kõigile rakkurühmadele, aga oluline on see, et mis siin ka kuulajaskonnale anname edasi, et me peaksime iga päev kõike seda paletti mõtlema, niimoodi sööma, aga kas me saame, kui me sõime ainult näiteks hapukapsast või siis näiteks tavapäeval näiteks lapsed koolis söövad hakkliha makaronidega. Kuidas nad saavad need kõik maailma toitained kõikidele erinevatele lihasrakkudele kõigile? Ja kuna ka nahk on hästi palju seotud, et noh, ma ei tea, mul ei ole elus kunagi olnud nii tugevaid küüsi, nii ilusaid küüsi, et ma vahepeal lihtsalt olen väga õnnelik selle üle. on olnud elus aegu, kui küüned lagunevad ja murduvad ja kõike sellist. või näiteks, kui mul tulevad inimesed massaažima, tegelikult nii kui ma käe külge panen, ma saan aru, kas tal on puudu oomega-3 rasvhappeid või ei ole, sellepärast et kellel on karedad kannad ja kellel küünarnukkide küljes on sellised noh, paksemad kohad, see on ilmselge esimene märk juba, et see naha elastsus ja toidetus ei ole piisavad. et tegelikult seda saab inimene ka ise päris hästi aru, kas on millestki puudus või ei ole. vot. noh, eks ta ongi, et kui me ikkagi õigeid asju õigel ajal õiges koguses sööme, siis saame sealt kõik need 90 hädavajalikku toitainet ja kui me neid ei saa pikema aja jooksul, siis hakkavadki arenema need haigused, mis on seotud nende ainete defitsiidiga organismis. ja noh, ühelt poolt noh, teeme siis nagu lihtsaks, et 90 erinevat toitainet, kuidas need siis menüüsse sobituvad, et paljus need süsivesikuid, Tanel, mis sa arvad, peaks olema toidus? Oh jah, ütleme, et see ongi täpselt see nii-öelda NEMIS toitumisnõustajad, see esiteks see pilt, mis siin on praegu on ju ja see, mis sa räägid, see on nüüd toitumisnõustajate pilt või jutt ka, et keskmine tavaline inimene ei saa sellest ausalt öeldes minu meelest mitte midagi aru. aga jah, et olles neid kõiki teadlasi ja kõiki sind ja kõiki kuulanud nii palju, et loomulikult võiks olla ju 50-60% neid süsivesikuid on ju seal just. no just, ja siis võiks olla neid valke ka veel 10-20%, et tavaliselt toidulaual ja eestlase toidulaual tihtipeale valke on ikka kõvasti rohkem. ja siis veel need, kes käivad jõusaalis, räägivad, kuidas nad ikka peavad valke rohkem veel tarbima ja ikka valgupulbreid ja asju juurde võtma, et tegelikult on valguvajadus ainult 10-20 prossu ja rasvu siis 25-35% on ju ja lisaks meie vitamiinid ja mineraalid on ju ja kõik need tuleks ära jaotada 3 toidukorra vahel on ju veel, pluss veel vahepalad, pluss vett ja nii ja nii edasi. et jah, tegelikult lihtsamaks teeb, kui järgida lihtsalt taldriku reeglit. Ja see on oluline loo moraal siin, ehk siis praegu hetkel võiksime nüüd kogu selle seminari ära lõpetada, sellepärast et see, mis Tiina täpselt nüüd rääkis, et siis see on ju kõik vastus siia, aga kas reaalselt keegi sellest aru saab? Ma enamus mitte, kaasa arvatud mina. et see on jah, taldriku reegel ja siis Vahemere siis toitumine. et see on nagu selline mõnus, lihtne ja loogiline ja millele ma pööran tähelepanu just, et taldrikureeglist räägitakse igal pool, kuna ta on lihtne, aga Vahemere see nii-öelda püramiid, toitumise püramiid, see on selles mõttes on ta parem ja loogiline. Nüüd ma vaatasin, et Eesti on ka ilusti kopeerinud omale need põhimõtted.
ehk siis vaadake, see alumine riiul, mis siin on kõige all, see on nagu see kõige olulisem. ehk siis seltskond, tants, nali, naer. ja kui nüüd mõtlete sinnasamma selle ees esimese sõõriku peale, mis Tiina näitas ja seal see oluline 50%, see meeleolu, uni, liikumine, toitumine, siis kas mitte see alumine püramiid ei peegelda jälle seda, et siin meie meeleolus ja seltskondlikus tegevuses, sellest sõltub väga-väga palju meie tervises. Tanel, ma ja segan korra siia vahele, et minul on alati olnud, kui ma olen sõitnud kuskile Lõuna-Euroopasse, Hispaania, Portugal, mis siis on eriline või erilisem Eestist? Eestis, kui meil mehed elavad vanemaks, siis nad jäävad, ma ei tea, noh, üksi, neil ei ole kellegagi suhelda, istuvad omaette, manduvad ära, aga seal kõik kogunevad parkidesse, kõik nad omavahel suhtlevad, naeravad keset päeva, sest meeste jõugud on seal parkides. aga see ongi see omavaheline suhtlus, mis on nagu nii tore. ja kui eelnevalt nüüd panna, vaat siin oligi see nihe, et minul kunagi 10 aastat tagasi, et ma ei saanud aru sellest, kuidas toimub, aga kui praegu panna see pilti, see esimene sõõrik on ju, et kuidas on üles ehitatud, on ju, inimese tervis või millest koosneb ja lisada sinna juurde see parasümpaatiline ja sümpaatiline närvisüsteemi kooslus ja seda järgida, siis saame täpselt aru, et ahaa, et niimoodi siis tegelikult see elukvaliteet on, ehk siis meelevaldselt, et lähme välja, tantsime, naerame, joome kasvõi veini, et oleks selline mõnus seltsielu ja panete tähele siis, et selles toidupüramiidis siin, et ei ole kohe toodud välja, et sellised mingid poolfabrikaadid ja pakendid. Aga mis on nagu tänapäeval hull, et kui rääkida nüüd lähemale liikuda selle toitumise pealt, et me peame teadma ka, mida meie liha on omakorda söönud või kus on meie toit kasvanud. Et selles mõttes, et kui tomatid kasvavad meil lahuses, kurgid kasvavad lahuses, ta näeb välja nagu kurk, aga biokeemiliselt on seal hoopis midagi muud see sisu, on ju. Kui me vaatame liha, siis liha kõnnib nii-öelda seal karjamaal, siis kas see liha on seesama liha või poeletil seesama liha, mis oli 100 aastat tagasi? Ei, see ei ole, sellepärast et see toitumine on erinev olnud, on ju. Et sellest sõltub meie toidu kvaliteet. Aga kui hakatagi liikuma sinna lähemale nüüd spetsiifiliselt, et mis sõltub, meil näiteks on siis oomega rasvad, mis on meil oluliselt näiteks rakuaine vahetus ja et me keha ja rakkude töös, siis Tiina, saad natukene sellest nii-öelda rasvapete ajaloost rääkida, mis siin taustal on, mängib meil üldse? Ja muidugi, et kui siin aastakümneid tagasi, ütleme 1850 umbes, oli rasvhapete tasakaal organismis 1 1 ja, või siis kui teadlased soovitasid, et 3 1, siis selline suur toitumisrevolutsioon, kus tekkisidki need valmistoidud just Lääne-Euroopas, meil natukene võib-olla hiljem, oli selline pöördepunkt 4 1 ja nüüd tänasel päeval see muudkui kasvab iga kümnendiga, et Euroopa Liidu keskmine rasvade omavaheline suhe 15 1, see 15 1 tähendab siis, et 15 osa on oomega-6 ehk põletiku tekitajad ja 1 osa on siis oomega-3 ehk siis põletiku nii-öelda mahavõtjat. Et kui paljud teevad omal testi ja avastavad, et see on lausa 25 1 või veel hullem, siin on igasuguseid erinevaid näiteid veel kõrgem, siis oleks küll minu arvates aeg midagi kohe kiirelt ette võtta. Et kui varem oligi, et lambakene mägedes jooksis ringi, sõi värsket rohtu ja tema liha oli ka siis väga kasulik seda tarbida, siis tänasel päeval, kui vaatad neid puurikanasid, siis hirm tuleb nahka ja kõikvõimalikud liigesepõletikud, psoriaas, halb nahk, atoopiline dermatiit, kõrge vererõhk, Alžeimeri tubi, mis iganes ainevahetuse häired, astmad ja erinevad vähivormid, viljakuse probleemid, autoimmuunhaigused, kõik tulevad sellest, et me sööme
nende loomade liha, kes on elanud halvates tingimustes, kes on söönud mingisugust jõusööta, kaasa arvatud kalad, kes on saanud mingit jõusööta, siis nad ei sisalda enam neid toitaineid, mida me arvame, et igas kalas on palju oomega-3, ei ole. Vot. Et kui me jah, läheme edasi, et siis on näha, et me ei ole enam, meie organism ei ole enam tasakaalus ja, ja meie raku ainevahetus on häirunud. Et kui siin vasakul on näha punane rakk nii-öelda, mis on vähenenud talitlusvõimega, mille koor on tugev nagu kookospähkel, siis kui kõik need 37 miljardit rakku omavahel koostööd ei tee, siis ei saagi sealt väga head nahka tulla, varem või hiljem tekivad mingid suuremad häired. Et kui teisel pool on roheline rakukene näidatud, mis on normaalse talitlusega, mis tähendab, et seal on selline mõnus pehme elastne membraan, mis laseb toidained raku tuuma ja veel olulisem, et jääkained rakutuumast välja, siis kõik toimib kenasti. Vot. Ja kuidas siis suudame me oma selle raku tasakaalu 120 päevaga siis uuesti korda saata? Äkki sellest siis Tanel soovib jätkata? Ja täpselt selleks lähme 10 aasta tagusesse perioodi, kus samamoodi toitumine oli paigast ära meil ja peres ja ei toiminud, ühel laual oli haigused, olid laual, lapsed olid kogu aeg nii-öelda 2 nädalat lasteaias ja 3 nädalat haiged, on ju, ise samamoodi ikka korduvalt mingid kopsupõletikud ja kõik muud teemad ja samamoodi rakuainevahetus ei töötanud, kõik muu. Aga kuidas seda nüüd taastada ja 120 päevaga ja jätkusuutlikult niimoodi, et me tahamegi olla või saamegi olla nii-öelda terved jätkusuutlikud, siis ma hoopis järgmisena näitan korra ühte videot ja siis seletame järjest ja edasi ja Tiina, anna märku, kui sellel videol miskipärast ei peaks häält kuulma. Mõnikord siin juhtub nii. $6,3 miljardit inimest ei saa piisavalt oomega-3 rasvhappeid. Samas tarbib enamik meist liiga palju oomega-6 rasvhappeid. Maailm on tasakaalust väljas. See võib mõjutada normaalseid füüsilisi ja vaimseid funktsioone, mis on seotud südame, aju ja silmadega ning võivad põhjustada ebanormaalseid põletikulisi ja immunoloogilisi reaktsioone. Lihtne vereproov näitab, kas kõik on korras või tuleks hakata tegutsema. Kuidas saame oomega-3 rasvhappeid? Oomega-3 on asendamatu rasvhappe, mida meie keha ei suuda ise toota. See tekib kõige loomulikumal viisil rasvaste kalade ja vetikate kudedes. Oomega-3 rasvhappeid peame saama toidust või kalaõli sisaldavatest toidulisanditest. Tundub lihtne. Et tervist toetada, vajavad täiskasvanud päevas umbes 2 grammi EPA-d ja DHA-d. See tundub üsna väike kogus, aga kas sööte iga päev vähemalt 1 portsjoni sardiine, ansjoovist, makrelli, lõhet, koorikloomi, linaseemneid või kreeka pähkleid? Jah, sel juhul saate piisavalt oomega rasvhappeid, kuid ametiasutuste sõnul kaasneb selle koht, et teie organismi satub keskkonnast liiga palju saasteaineid. Ei, kui teie vastus on ei, olete tõenäoliselt üks neist 6,3 miljardist inimesest, kes ei saa piisavalt oomega-3. See on ummikseis. Aga oomega-3 toidulisandid, sellest räägime 58 sekundi pärast. Fakt on see, et enamik meist ei söö nii palju kala. Selle asemel sööme palju liha, kana, riisi, maiustusi ja tugevalt töödeldud toite. Seetõttu saame liiga palju oomega-6 rasvhappeid ja liiga vähe oomega-3 rasvhappeid. Kahjuks on tõsi, et 97% inimestest ei suuda saavutada oma kehas nende asendamatute rasvhappete tasakaalu, mis on vajalik tervise korras hoidmiseks. Kas tahaksite teha meie balance testi ja haarata kontrolli oma toitumise ja tervise üle? Antioksüdandid on oomega-3 rasvhapete parimad sõbrad.
Siin on meie keharaku lähivaade. Antioksüdandid kaitsevad asendamatuid rasvhappeid nii pudelis kui ka kehas. Need tagavad oomega-3 rasvhapete värskuse ja tõhuse toime ning muudavad rakumembraani paindlikuks, et toidus olevad toitained saaksid imenduda. Kuid mitte kõik antioksüdandid ei suuda seda funktsiooni täita. Polüfenoolid muudavad asja täielikult. Tõsiasi, mis jäetakse kalaõlitööstuses sageli tähelepanuta. Neid looduslikke antioksüdante leidub tavaliselt mereandides, pähklites ja seemnetes. Polüfenoolid on tõhusad mikroelemendid, mis koostoimes oomega-3 rasvhapetega aeglustavad oksüdeerumist ja optimeerivad imendumist. Need tagavad oomega-3 rasvhapete piisava imendumise, mis toob kehale ja tervisele pikaajalist kasu. Kas on ohutu võtta suuri annuseid oomega-3 rasvhappeid? Jah, rafineerimisel eemaldatakse kalaõlist peaaegu kogu elavhõbe ja polüklooritud bifenüülid. Kahjuks eemaldab see protsess kalaõlist ka looduslikud polüfenoolid. Seepärast avaldab enamik tänapäeva oomega-3 toidulisanditest kehale vähe mõju. See asetab meie Balance Soil Plussi omaette liigasse. Meie sünergiline koostis ühendab taas polüfenoolide ja oomega-3 rasvhapete kasulikud omadused. See on revolutsioon oomega-3 toidulisandite vallas. Koristuseelsetest oliividest saadud polüfenoolid on taimsed ekvivalendid antioksüdantidele, mida leidub looduslikult mereandides. Meie toidulisand on tegelikult rasvasele kalale lähedasem kui kalaõli. Oleme pudelisse pannud looduse tõelise jõu. Piisab sellest, et panete meie tooted proovile, sõna otseses mõttes. Sinzino Balance Test on meie Balance kontseptsiooni keskmes. See on personaalne teaduspõhine kuivveretest, mis näitab, kas teie praegune oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete vahekord on tasakaalust väljas. Teete testi enne, kui hakkate kasutama meie Balance Soil Plussi ja siis uuesti 120 päeva pärast. Nii saate ise veenduda, kas teie asendamatute rasvhapete tase on taastunud ja meie tõestame, et meie toidulisandid toimivad tõepoolest. See on iga terviseteekonna algus ja meie dünaamilise testipõhise toitumise strateegia alus. Oleme teinud kogu maailmas umbes 1 miljon testi ja meie üha kasvav andmebaas näitab, et 97% tulemustest olid tasakaalust väljas. Iga inimene, kelle elu on meie polüfenoole ja oomega rasvhappeid sisaldavate toidulisanditega taas tasakaalu viidud, on meie Balance'i kontseptsiooni ülim tõestus. Lõpetage oletused tervislikuma eluviisi kohta. Testipõhise isikupärastatud toitumise eestvedajatelt. Ja eks siis loo moraal on see, et kuidas üldse oomega-3 toimib, et kui vaadata, et 2 võimalust süüa mitte kasvatuse kala, vaid merekala, et see ei rääsu nii kiiresti ja tal on nii-öelda tugevad antioksüdandid, mis viib selle nii-öelda oomega-3 molekuli meil läbi soolestiku vereringesse või see, mida praktika mina olen praktiseerinud näiteks juba pea 10 aastat kogu perega ja lähedastega, mis toimib laitmatult, ongi, et oliiviõli polüfenoolidega rikastatud oomega-3, et see on selline sünergia, mis toimib. Aga kuidas ta nüüd toimib, üks asi on see, et me tunneme enesetundest ära, see on juba väga oluline, aga alati jääb kahtlusi, aga mis ma siis toitumises valesti teen? Alati ma soovitan kindlasti teha rasvhapete testi, teisisõnaga toitumistesti, teisisõnaga rakutesti, ehk siis koostööpartner, kes meil on Tiinaga, on näiteks Vitas labor Norrast, et see on üle 30 aasta tegutsenud teaduslabor ja meie oleme siis üks klient paljudest sealt ja sellist testi vahendame näiteks, et mul on teste kõvasti rohkem veel tehtud ja siin on näiteks minu enda testid, kus esimene näiteks 2016 aasta veebruaris oli 15,7 ühele ehk siis 16 ühele. Ja vaadake nüüd, mis Tiina eelnevalt rääkis rasvhapete ajaloost, et Euroopa keskmine on selline 16 või 15 ühele. Et siis palju õnne. Tanel oli oma toitumisega siis täpselt Euroopa keskmine. Küll lohutan, Eesti keskmine on 10 ühele. Et videos oli, et me oleme 1 miljon testi teinud, et hetkel paar aastat hiljem on juba see arv 1 600 000, ehk siis tegemist on maailma suurima nii-öelda toitumise või tervise siis uuringuga.
üleüldse, et mitte kellelgi ei ole nii palju anonüümseid rasvhapete vereteste üldse tehtud või saaks aru, et kus maailma otsas keegi toitunud on. Eestis on tehtud neid teste kuskil 18 000. Vot. Ja mis see test siis näitab, ongi, et üks asi oomega-6-3 põletikku, aga teine asi näiteks, et rakkuaine vahetus, siis ta näitab ajutegevust, on ju, siis ta näitab, et mis on meie toidu kvaliteet, ta näitab, et kas see oliiviõli, mis meil seal pliidi kõrval on, kas ta nüüd toimib meil või on see võltsitud hoopis, ei toimi ja mis üllatus on ju. Mis juhtub, kui te päevalilleõli või liiga palju mingit rapsiõli tarbite, on ju, või olete liiga palju magusat söönud, kõike näeb testist ära. Ja mõistlik on hoidagi selline 2-1 3-1 oomega-6-3 tasakaalu ja pikki aastaid minul on selline COVID ajast saadik on ju kuskil, et on selline 2-1 enam-vähem selline hoidnud oma testi on ju. Ja mis on ka oluline kindlasti näiteks, et kui inimene sööb palju kala või tal on oma mingi lemmik oomega-3 toode võtab, kui näiteks, et võtab meilt näiteks testi koos püsitellimuse oomegaga ja selgub, et esimene test on näiteks 3-1 või paremas tasakaalus, meil ettevõte maksab raha tagasi. Väga aus ja eetiline. Küll aga iga 100 inimene minu praktikas on olnud tasakaalus ja kahjuks isegi need kõik, kes võtavad mingit muud oomega-3 toodet, neil kahjuks ei ole selline 3-1 või parem tasakaal, peaaegu mitte kunagi. Aga Tiina, sinu testid? Jaa, ega ka minul ei olnud tohutult hästi kohe alguses. Et olin ka mõõdukalt tasakaalus väljas 5,6-1, noh, ei olnud päris Euroopa keskmine, et võib-olla selline natuke hetk oli parem, küll aga on väga suur vahe, kas see ongi sul 5,6-1 või on 2,8 või 3-1, et selle vahe on tervise mõttes nagu tohutult suur. Aga noh, poole aasta pärast, kui tegin, oli juba 2,8-1 ja pärast seda ma olen ikkagi omast arust väga viisakalt ja igapäevaselt tarbinud neid balanceõli ja on olnud alla 3 kenasti. Et aeg-ajalt tasub kontrollida, sest kui jätad pikema vahe, siis noh, see on oomega-3 on asendamatu rasvhape, et ega seda mujalt ei saa kui toiduga või siis toidulisandina. Nii, võtame järgmise slaidi. Ehk siis nii palju, kui nüüd nendest haigustest igasugustest rääkida, siis ongi näiteks, mis on inimestele üllatus, et mis autoimmuunhaiguste taga on või kõiksugustel kasvajate riskil. Ehk kui meil ongi, et on selline 5-1 ülespoole, osad ma olen kuulnud, ütlevad, et oi, minul on test väga hea 5-1. See ei ole väga hea, see ongi, tuleb hoida 3-1 või 2-1 allapoole. Et kõik, mis on nagu üle 3-1, näete siin, tegelikult ongi, et suuremat sorti risk tekib. Ehk kõik igasugused teadusuuringud näitavad, et 95% kõikidest haigustest oleks meil olemata tavaliselt, kui me hoiaksime nii-öelda sünnist või eostamisest kuni raugaeani hoiaksime omal seda oomega-6-3 vahekorda korras, on ju. Aga rasvadest lähemalt? Jaa, et sai juba varem ka mainitud, et oomega-6 on siis põletiku tekitaja organismis ja oomega-3 on langetaja, et kumbki pole ju halb, kõike on meil vaja. Kui palavik tõuseb, siis peabki olema see oomega-6 meil organismis olemas, mis aitab palavikku tõsta ja oomega-3 siis, mis jällegi tasakaalu aitab viia. Aga noh, tihtipeale inimesed, kes võtavad ka mingeid ravimeid või kellel juba selg valutab või mõni allergia, siis justkui mõtled, et noh, mis seal ikka, et olen juba nii vana, et peangi rohtu võtma, on ju. Aga tegelikult ju saad oma toitumise ja elustiiliga väga palju ise ära teha, nagu ka varem juttu oli. Et see ei ole nüüd 35 või 50, ei ole nüüd eriline kõva vanus, mis peaks suuri häireid tekitama. Aga nüüd see tabel, mis siin ees on, et see on küll selline, mis võiks olla võib-olla välja prinditud ja lausa külmkapi peale pandud, et teha endale selgeks, millised on siis küllastunud rasvad, millised on polüküllastumata rasvad ja monoküllastumata ja polüküllastumata rasvhapet
kalast, et kus sa seda kala või seda oomega 3 kõige rohkem saad, et inimesed arvavad küll, et oo, seemned ja mis veel kõik on ju, aga neid peaks ikka tohutu koguse ära sööma, et saada kätte need oomega 3, mis muidu rasvarikastes kalades leiduvad. ma nii palju võib-olla pööran veel tähelepanu, et kui vaadatakse, et siin üleval küllastunud rasv on liha ja oomega 6 all, siin on ka liha. Et mismoodi neid eristada? See küllastunud rasv on see liha nii-öelda, mis me nõukogude ajal sõime, ehk siis see, mis on rohumaa kasvanud, on ju, või metsik nii-öelda liha. Ja see alumine oomega 6 liha, et see on siis kas masstootmine ja tegelikult, et võib öelda, et tänapäeval ei kasva loomad, on ju, ei kasvatata, vaid toodetakse loomi, on ju, et see on see nii-öelda, et masstootmise oomega 6 liha. Et kui me lihale otsa vaatame, me täpselt ei saa aru sellest, mis on mis, aga reaalsus on selline. No just ja kui nii-öelda elundi nimele lisada iit, siis sa saadki vastava elundi põletiku, eks ole. On dermatiit, on nahapõletik, entsefaliit, peaajupõletik, meningiit, ajukelmepõletik, artriit liigesepõletik ja nii edasi, kardiit, südamepõletik. Et nüüd on, kui keha ongi tasakaalust, rasvhapped on tasakaalust väljas, siis tekib selline põletikku soodustav keskkond, mis varem või hiljem viib haigusteni. Ja noh, miks mina ise ka nagu ära tunnetasin, et mul on oomega 3 puudus, et ma noh, tegelikult sain aru, et mu põlved ei peaks valutama pärast igat trenni ja, ja mu silmad ei peaks jooksma vettkuivusest, et selge see, et tegelikult keha karjub selle järele, et palun niisuta mind, anna mulle neid asju, mida mul tõesti vaja on. Aga põletikuline protsess, see võib kahjustada isegi näiteks kuulmeluude liikuvust. Et igasugused kõrvapõletikud, keskkõrvapõletikud, need kõik võivad põhjustada ka kuulmislangust, on ju. Ja kui sul veel on krooniline keskkõrvapõletik, siis see võib ka põhjustada kuulmeluude kahjustusi ja isegi nende funktsiooni kadumist, et nii veider kui see ei ole. Et kui nagu päris juba selline teema on, siis muidugi peab arsti juurde pöörduma, aga arst saab teha täpse diagnoosi ja siis soovitada sobivat ravi, et edasisi kahjustusi vältida. Aga jah, eelkõige need südameprobleemid, ajuprobleemid, ainevahetuse probleemid, liigese probleemid, et neid kõiki on võimalik nii-öelda ennetada. Ja siis paari sõnaga ka ühest kõige uuemast testist, mis Sinsino teadlased on välja mõelnud. Et see on täiesti ainulaadne kuivveretest, et mis näitab soolestiku ja ainevahetuse seisu lähtuvalt siis trüptofaani ainevahetuse markeritest veres. Et see test ei näita mitte ainult mikroobide kooslust, vaid ka seda, kuidas keha reageerib neile ja mida saab teha teisiti. Et siin on nüüd ühe, ma ei saa öelda kelle otseselt, aga ühe noore spordiinimese test, kellel see test oli väga kena, kõik oli rohelises, aga see on selline jah, innovaatiline lähenemine, et sa ei pea tegema mingit ebameeldivat proovi, vaid sa saad näpuotsa veretesti kaudu teada, mis sinu soolestik tegelikult teeb. Ja mida siis täpsemalt uuritakse, ongi siis need 3 põhisuunda, mis siin on välja toodud, et tavainimesele ilmselt need rasked sõnad ei ütle mitte midagi, aga need on 3 erinevat rada, millest üks on siis immuunstress ja erinevad serotoniini ja mikrobiooti indoliinide rajad. Et see on ka kasulik ära teha, et siis vaadata, kuidas saad ise toetada oma soolestikku ja ainevahetust, et tegelikult ju öeldakse ka, et meie soolestik on meie teine aju. Nii et kõik organismis on seotud omavahel ja väga-väga oluline. Vot.
aga jah, et Tiina, suured tänud selle eest, et ehk siis kui mul on siiamaani, esinevad mingisugused haigused, on ju, või siis ma tahaksin teada, et või muuta oma elu kuidagi paremaks, et kui on energiat vähe, kui on uneprobleemid, on ju, kui on stressi, siis võiks nagu midagi elus muuta. Et nagu Einstein on öelnud, on ju, et ongi, et kui me kogu aeg teeme samu tegevusi, siis on ju täpselt sama tulemus, aga huvitaval kombel inimesed oma karjääris või ka toitumises kogu aeg mõtlevad, et küll läheb paremaks, aga ei lähe mitte midagi paremaks, kui sa teed täpselt sama. Kui sa teed iga päev või pühapäeviti täpselt sama pannkoogi retsepti järgi ju pannkooki, siis tulemus on alati sama. Muuda killukene selles ja juba muutub tulemus. Ehk siis see kõik on tegelikult selles toitumises ja ka testimise mõte. Ehk siis kuidas me teame oma toitumist muuta, kui me omast arust ostame poest kõike hästi ja teeme kõike hästi, aga tee test. Tee nüüd rasvhapete veretest, on ju, see balance test. See on nagu selline esimene suunanäitaja, mis näitab ära sul rakuainevahetus, kas töötab või ei tööta või mis on see põletikutase, on ju. Me võime nii hästi süüa kui tahes, aga see on üllatuslik. Ma olen nii palju toitumisnõustajatele teinud teste, on ju, ja arstidele ja ütleme, et need on üpris tihti ikkagi väga-väga paigast ära. Et ka nemad ei kontrolli ju allikat, on ju, et et millest see loom, mida on see loom söönud või. Ja teine, mis on veel üllatavam, on ju, et kui sa rasvhapet korda saad, siis hoopis teine asi, mis näitab sinu toitumise kvaliteeti veel, ongi need pre- ja probiootikumid ja kõik muu, et ehk siis soolestikutesti teha. Ja üks asi, et kas me tahame teha väljaheitest proovi või tuleb hoopis verest teha, et kuskil mujal maailmas sellist testi teha ei saa, kui see uus meie test on. Et see on nagu väga ainulaadne. Aga mis siis teha, et siis teisiti ja kusjuures, et kiired lahendusi, aga näiteks 120 päeva lahendus ja toitumise näol, ehk siis teeme seda kõike, mis me rääkisime eelnevalt ja siin pildil, et vitamiinid, mineraalid, fütotoitained, õiged rasvad on ju ja valgud ja ongi nagu korras asi. Aga kuidas kõige lihtsam seda teha ongi? Näiteks, et mis meie peres olen praktika võtnud omale ja näiteks Tiina pere ja nii edasi, et veel 10 000 ja 100 000 pered on ju. Ehk siis ongi, et balance oil, et iga päev kas lusika või kapsliga on ju ja on korras su rasvhaped. See on muretu. Kui mul laps läheb kooli, ma ei pea muretsema, et kas ta sõi piisavalt ühte, teist või kolmandalt. Ma tean, et on korras ja looduslikult ja tervislikult, et tal on kõik rasvhaped korras. See on nagu baasalus, on ju. Et teine asi on see, et vitamiinid, mineraalid, fütotoitained, et kas ma muretsen selle pärast, et kas ise ja lapsed saavad sellistes kuhjades kõike rohelist. See pilt võib-olla enamusele ei ütle mitte midagi, toitumisnõustajatele võib-olla me ütleb. See on siis Xtend, see kopeerib päris toitu, ta ei ole multivitamiin, et ta on toitainete kompleks. Et see on kaks väga erinevat asja, toitainete kompleks ja ta kopeerib päris toitu. Ja see pilt tegelikult, mis eelnevalt nägite, on see. Et kas te iga päev suudate nii palju erinevaid asju süüa, aga see annab selle, mis me seminari alguses rääkisime, et kas me sõime iga päev silmadele, kopsule, maksale, luudele, südamele. Jah, Tiina on saanud, mina olen saanud igapäevaselt, on ju. Et kui ma sõin jõulude aeg hapukapsast, on ju, ja sõin verivorsti ja sõin liha, siis ja salatit mingil määral, et siis, aga ma vähemalt tean, et Xtendi võttes ma olen kõik saanud oma terve organismi, ehk siis ongi, et mul on kasulikud rasvad, rakumembraanid töötavad, imendub, kõik vitamiinid imenduvad mulle ja kogu see kraam imendub mulle ilusti, on ju. Ja see, mis Tiina rääkis soolestikutestist, noh, täpselt, et siin on see tulemus, on ju, et veel prebiootikumi juurde. Just, et seesama sinobiootik on noh, kõnekeeles võib öelda, et on umbes nagu torusiil, mis tasakaalustab veresuhkrut ja ei lase seda liiga palju kõikuma. Muidugi, kui väga palju kommi peale süüa, siis ta ikkagi kõikuma hakkab, aga eestlased on välja toodud uuringutega, et eestlased söövad 50% vähem kiudaineid, kui vaja oleks. Nii et jõuame ikkagi lõpuks selle kaasaegse lahenduse ja paralleelini, et Vahemeremaade dieet ja taldrikureegel on need, mis on hästi olulised näited, pluss ka see vaimne tervis ja üksteisega suhtlemine.
ehk täpselt nii nagu Tiina ütleski, on ju, et ongi, et kui on meil balance oil, rasvad korras, siis on vitamiinid, mineraalid, fütotoitained, prebiootikumid, ongi terve taldriku reegel ilusti, aga tervislik toit veel peale kauba, et me lihtsalt tahame või ei taha, ka suvel me ei saa kõiki vajalikke toitaineid ilusti kätte omal tänapäeval, et meie keha üles ehitub. Aga see veel selleks, et kui veel kõigest vähe on ju, et siis näiteks väga-väga soovitan näiteks, et spiruliinat ja näiteks kurkumiini ekstrakti, et toetamaks oma tervist. Aga kes tahab lähemalt saada, küsib minult ja Tiinalt veel eraldi, on ju, mis, kus ja kuidas veel kõik kasu on, et puhastada organismi ja tagada oma täisväärtuslik päev ja elu. Ja selleks, et olla terve, tuleb toetada oma immuunsust ja tuleb igapäevaselt liikuda, et sul oleks kehal hea, et sul oleks meelel hea ja siis saadki näiteks toetada oma tervikut siis näiteks balansõliga, mis tagab sulle toiduainete imendumise ja võtab siis põletiku maha ning näiteks seesama Extend, mis on terviklik ja töötav toiduainete kompleks ja beetaglükaanide kompleks ja siis seesama nii-öelda meie torusiil, mis tagab sellisele soolestikule terve mikrofloora. Ja siis ei pea ülearu muretsema selle pärast, kuidas on sinu või sinu lähedaste tervis, sellepärast et see lihtsalt ongi hea. Ja Vot. eks siis ongi, et tervislik eluviis hõlmab meil kõiki igasugu erinevaid aspekte, et tasakaalus toitumine, regulaarne liikumine, piisav uni, stress on ju, et igapäevased harjumused aitavad meil siis säilitada meie energiat ja üldist heaolu. Ja siis on vähemalt tervelt elatud elu, ravimivaba elu võib-olla isegi on ju, et saame endale kõik see lubada, et väsimus on meil teadlik valik üpris tihti, et me soovime seda vältida, soovime kogeda, ja siis tervis ongi meil teekond ja siinkohal peamegi pärast seminari vaatama, kes kõik jätsid oma kontaktid siia Zoomi chati ja saame teha loosimise välja. Nii palju veel D-vitamiin. Tiina, tahtsid öelda? Ja tahtsin öelda, et praegu ei ole keegi siia chati kirjutanud, et vist keegi ei soovigi loosis osaleda. Aga pole nagu hullu, küll Aha. siis jõuavad, minu meelest see chat on veel Avatud. veel avatud ja otse loomulikult vaadates siinset rahvast, siis paljudel on antud D-vitamiin ka olemas endal, et täitsa mõistetav. Aga millest tahtsin veel küsida, või tähelepanu pöörata, et järgmine nüüd, mis meil on teisipäeval, see on teisipäeval 30. septembril tuleb doktor Helen Lasten poolt D-vitamiini erikoolitus kell 7 õhtul ja kellel on selle seminari kohta huvi lähemalt, on ju, siis saate minu ja Tiina käest lähemat infot küsida. Ja muu hulgas seal on meedias palju juttu tulnud, et Eestis näiteks on ametlik selle minimaalne soovituslik piir on veres 70 nanomooli on D-vitamiini tase, et reaalselt võiks kõik inimesed hoida tegelikult 125 miinimum, ja sellest siis Helen Lassen räägib lähemalt, mis seal tagamaa, mis teadusuuringud seal tagamaa on ja alati, kui te teete D-vitamiini testi, siis ärge leppige sellega, kui teile öeldakse, et teil on normis või alla normi või üle normi, vaid kindlasti süvenege oma numbrisse ja kontrollige ise oma numbrit. Sellepärast, et need referentsväärtused ei vasta üpris tihti sellise sinu füsioloogilisele vajadusele. Et oleme ise teadlikud, et mina hoian juba aastaid oma D-vitamiini näitu, selline 125, on olnud ka 150, aga igastahes alla 100 ma kindlasti teda ei lase. Ja et saamaks teada, kuidas sinul imendub see D-vitamiin, siis kindlasti vaata järgi omal või tee teste, et kas nüüd meie enda siis Vitas labori testi või siis mine otse loomulikult kas või on perearsti juurde ja mõõda. Ja mõõda kindlasti ma soovitan, et üks asi mõõda kuskil juulikuus, augustikuus, siis sa tead, kuidas sulle päike mõjub.
siis mõnda peale pikka reisi, soojamaa reisi, mõõda omal sealt D-vitamiini, siis kindlasti novembris ma soovitan mõõta, onju, või siis kuskil veebruaris võib-olla on mõistlik ka mõõta, et ehk siis mitu aastat järjest, mitmel korral aastal testi omal D-vitamiini, et sa näed ära, kuidas sinu keha toimib ja siis saad paremad otsused sealt teha. Aga nüüd on siin chati kogunenud päris palju ka juba loosimismaterjali, et me saame selle loosimise pärast ära teostada Tiinaga. Aga just, et suuremad kui veel kellelgi on mõni küsimus, kes muidugi tahab juba minna tegudele välja väikese käte jalutama või piparkooki küpsetama, mis iganes, olete vabad minema. aga kui kellelgi on mõni küsimus veel, siis võib julgelt küsida, et võib-olla paneme selle salvestuse hetkel siis kinni ja täpselt nii, panen salvestuse kinni ja ametlik